Tere, minu nimi on Kaspar, olen BMX-rattur, insener, ettevõtja, riigiametnik ja täna räägin sellest, kuidas minust sai leiutaja. Juba väiksena leiutasin ma kogu aeg igasuguseid asju legodest ja kogu aeg mõtlesin, et tahaks suurena saada leiutajaks. Aga mäletan, et mingi hetk ma olin väga kurb, et tundub, et kõik asjad on maailmas leiutatud. Ja see oli veel aeg, kui internetigi polnud. Ja mõtlesin kogu aeg, et ikka kuidagi tahaks saada leiutajaks. Ja siis hiljem ma sain teada, et insenerid ongi leiutajad. Põhikooli lõpus umbes 9. klassis hakkasin ma sõitma BMX-iga. Ja siis kogu aeg mõtlesin, et tahaks midagi selles vallas leiutada, midagi uut teha, midagi ägedat valmis teha, võib-olla mingi uut moodi ratta. Aga kohe mul mingisugust head ideed ei tulnud, siis ma läksin ülikooli ja ülikoolis käies sain ma teada, et insenerid on leiutajad ja siis pärast ülikooli hakkasin ma leiutama ühes firmas tulekindlaid uksi. Uksi, mis siis kaitsevad inimesi tule eest, kui ühes ruumis on tulekahju, siis teise ruumi see kuumus ja leegid ei tule, nii et 1000 kraadile peab uks vastu. Ja me leiutasime sellise ukse, mis pidas 2 tundi 1000 kraadile vastu. Nii et metall sules ära, aga kõik, mis seal sees oli, jäi püsti ja inimesed olid siis teisel pool ust turvaliselt. Ja seda me tegime arvutites, kus me tegime kõigepealt need siis uksed 3D mudelites valmis. Ja siis täpselt nii, nagu me nad arvutites valmis tegime, nii nad siis jõudsid pärast masinate abil päris maailma. Masinad tegid nad valmis täpselt nii, nagu meie olime arvutites nad mudeldanud. Ja pärast seda tuli mul üks hea mõte, kuidas saada leiutajaks ja kuidas seda teha läbi rataste. Ja siis tegin ma oma firma ja hakkasin tegema kastirattaid. Selliseid rattaid, millega saab vedada asju, trennikotti, sööki, sõpru, lapsi, väiksemat ratast teise ratta peal ja siis müüsime neid üle Euroopa igale poole ja isegi Ameerikasse. Ja see ongi siis see ratas, mida me leiutasime ja tegime sellise rattaga, küll natukese väiksema versiooniga. Tegime isegi saltot, mis sai üle 5 miljoni vaatamise üle maailma ja oli meie kõige parem turunduse trikk. Aga sellise ratta juures on lisaks mulle kui insenerile teinud tööd ka väga paljud teised insenerid. Mina vaatasin seda, et see ratas oleks lihtsasti toodetav ja et ta oleks tugev, vastupidav, et ta jaksaks kanda palju raskusi ja et temaga oleks mugav sõita. Aga lisaks sellele on siin näiteks materjali insenerid tööd teinud, aku valmis teinud, kõik käepidemed, et need oleksid õigest materjalist, peaksid ka päiksele vastu, sest see ratas on kogu aeg õues. Muidugi tarkvara insenerid, see on elektriratas, nii et kõik, mis siin kõik, kuidas see elektrimootor töötab, kõik see on seotud sellega, mida on teinud tarkvarainsenerid, missuguse koodi nad on kirjutanud selle jaoks, et see sõit oleks sujuv ja kiire. Kas sina tead, kes see siis on see leiutaja? Kes on see insener? See insener on see, kes oma loova mõtlemisega peaaegu et siis kunsti tehes teeb uusi asju, aga ta peab teadma ka seda, kuidas need asjad on tehtud ja kuidas need asjad päris maailmas toimima peavad. Kuidas teha niimoodi, et see ratas oleks siis näiteks ilus, aga et ta ei lähe ka katki, kui sa sõidad temaga august läbi või kui sa panedki sinna peale siis oma sõbra. Ja kuidas seda ka masinad saaksid teha.
et see asi ei oleks liiga keeruline, et see asi oleks võimalikult lihtsasti tehtav ja võimalikult efektiivne seeläbi siis. Ja kõike seda saabki ülikoolis õppida, kui õppida inseneeriat. Ja selle eelduseks tegelikult varasemas koolis ei olegi väga palju midagi muud, kui et tuleb matemaatikatunnis tubli olla, kaasa mõelda, ei pea olema puhas viieline, aga kui sa saad aru matemaatikast, siis on ülikoolis juba palju lihtsam hakata õppima selliseid asju, näiteks kuidas siis teha arvutites 3D-s asju valmis, nii et masinad suudaksid neid teha, inimesed masinate abiga ja kuidas need siis päris maailma jõuaksid võimalikult kergesti. Ja leiutatud on muidugi kõik see, mida me enda ümber näeme igapäevaselt. Kui sa istud kooli laua taga, siis selle kooli laua on mõelnud insenerid välja. Kui sa sõidad tänaval ringi, lähed kooli, siis sa näed, kuidas lambipostid, valgusfoorid, autod, kõik, mida me meie ümber näeme, on inseneride poolt leiutatud. Et inseneri suurim töö on see, et muuta läbi nende asjade meie ümber meie kõigi elu paremaks. Ja mida paremate mõteteni me tuleme, mida paremaid asju me suudame teha, seda paremini läheb ka meie kogu riigil, sellepärast et siis ostetakse meie asju rohkem ja meile tuleb riiki raha rohkem. Nii et see on täna minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite. Ma loodan, et te saate sellest inspiratsiooni, et ka teie saate oma unistused midagi leiutada, tulevikus ellu viia ja kohtume teiega siis skatepargis.